Mina olen Rea Kõiv, ma olen Visit Tallinna tiimis või siis Tallinna turismiosakonna tiimis digimeedia spetsialist. Mida tähendab digimeedia spetsialist? Mina vastutan siis meie digikampaaniate eest, kogu meie visuaalse sisu eest ehk siis kogu meie pildi- ja videomajandus, mida meil on tuhandeid, ja siis ka sotsiaalmeedia eest, Instagrami kanali eest ja Pinteresti eest, kui oleme täpsemad, aga täna ma räägin siis üleüldiselt meie põhikanalitest ka teiste eest. Enne kui me laskume sellesse, et miks me mida, kuidas ja mis loogika alusel me seda kõike teeme, vaatame otsa sellele, et kes meid üldse jälgivad, kellele me seda kõike teeme. Kui neid protsente vaadata, siis alguses vaatavad, ohoo, Eesti on ju 10%, et see on kõige suurem protsent kõigist vaatajatest, aga siis tuleb mõelda sellele, et see tähendab, et 90% ei ole eestlased. Ehk siis sellepärast me ei räägi väga palju oma Instagrami kanalis pidevalt sellest, et mis praegu nüüd siin toimub, sest et need inimesed ei ole siin. Ja kui vaadata vanusegruppe, siis nagu Aljona ennem mainis, pigem nooremapoolsed, 25–44 kõige populaarsem vanusegrupp, mis võib olla üllatav on see, et mehed ja naised on peaaegu balanssis, seda suurt erinevust näeme pärast, kui Facebooki numbreid vaatame. Aga mis siit numbritest võib-olla välja ei tule, on see, et kes see inimene on, kes meid jälgib. Mina oma tunnetuse pealt saan öelda, et on sellised põhitüübid. On inimesed, kes on varem käinud Tallinnas ja neile meeldis. Ma ei tea, kas nad alustasid meie jälgimist siis, kui nad siin olid või pärast seda, aga neile meeldib meenutada. Meil on nostalgitsejad. Meil on inimesi, kes on varem Eestis elanud, aga nüüd elavad välismaal. Ja neile meeldib meenutada seda aega ja rääkida kommentaarides kaasa, et kui väga neile Tallinn meeldib. Meil on inimesi, kes planeerivad oma reisi meie kanali järgi. Nemad väga palju kirjutavad meile ka DM-e, ehk siis direct messages, kus nad kirjutavad ja küsivad otse väga spetsiifilisi küsimusi ja soovitusi, millele me ka vastame. Et need on sellised 3 põhitüüpi, aga muidugi neid inimesi on väga erinevaid. Mis võib olla ka üllatav on see, et meie lähiturud ei ole meie põhijälgijaskond Instagramis. See võib ka näidata seda, et mis kanalid on populaarsed mis riikides ja muidugi see sõltub ka sellest, et kui palju inimesi elab ühes riigis. Liigume Facebooki peale. Et 65+ vanusegrupp on ka täitsa olemas siin meie jälgijate seas. Ja siin riikide seas on juba erinevusi märgata. Et soomlased on meie Facebookis väga kõva protsendiga ja eestlasi on peaaegu 23%. Ma ütlen nüüd, see ei tähenda, et nad kõik on muidugi eestlased ja eestikeelsed, aga nad viibivad siin Eestis koha peal. Sinna kanalisse selle tõttu me loome ka väga palju rohkem seda sisu, et mis meil siin praegu toimub või mis võiks huvitada neid inimesi, kes on praegu ja nüüd siin. Ja seal on siis valdavalt, või suurem enamus on ikkagi naisi. Räägime siis kõigepealt, enne kui me laskume sinna koostöö juurde, et mis tüüpi sisu me loome ja miks. Instagramis ma olen selle sisu ära poolitanud. Mis tüüpi sisu ma teen feedile ehk siis ajajoonile ja mis tüüpi sisu ma teen storideks. See inspireeriv ja positiivne kuvand. Mina ütlen selle kohta sisseviskaja. See on see imeilus droonikaader vanalinnast, mis saab alati lihtsalt tugevaid numbreid ja mida on iga natukese aja tagant vaja sisse visata. Siis suured ürituse tähtpäevad, siin ma räägin muidugi jõuluturust, siin ma räägin laulupeost. Mis on need üritused, mis motiveeriksid inimest siia oma reisi planeerima? Me postitame selle näiteks pool aastat ette, nad mõtlevad, okei, et selle pärast ma võiksin Tallinnasse minna. Et seda tüüpi üritusi me tavaliselt toome ajajoonel välja. Või siis tähtpäevi. Et seal me toome välja ka väiksemaid sündmusi või väiksemaid tegevusi. Ma saan siin tuua kohe näiteks Vastlapäev Vabaõhu muuseumis. Lihtsalt, sest me tahame rääkida sellest pühast ja selles kohas on võimalik vastlapäeva traditsioone turistil kogeda. Ja siis me toome seda välja ka. Kultuur, toit, linnaloodus, väga suured valdkonnad. Kultuuris ma võin rääkida folgist või modernsest kunstist, toidus ma võin näidata vastlakuklit või rääkida Michelin Guide'i restoranist ja linnaloodusest Aegnasaarest kuni Koplini. Et seal on väga seinast seina sisu, mida tuleb ka selle kõige muu vahele poetada. Tallinnkaart on alati mainitud, aga tavaliselt siis mõne partneriga koos või partneri keebi all, et näiteks me toome mõne muuseumi esile,
kes on ilmselt ka kuskil siin saalis hetkel, ja siis me saame mainida ära ka, et muideks, Tallinn kaardiga on seal tasuta sissepääs. Ja kasutajate partnerite enda sisu, see on siis collaboration postitused, seda me oleme viimasel ajal väga palju kasutanud ja sellest me räägime pärast täpsemalt. Et see on see hetk, kus teie saate meiega koostööd teha. Storid, Visit Tallinna artiklid. Me ei saa linkida oma Visit Tallinna postitustes ja me ei soovi sinna ka väga palju teksti lisada Instagramis. Siis seetõttu seda tüüpi sisu, kus meil on vaja linkida, see läheb kõik storidesse. Artiklites on ka mainitud väga-väga mitmed kohad ja teenused, nii et seetõttu on oluline olla meie veebil üleval ja korrektse sisuga. Väiksemad üritused, Visit Tallinna ürituste kalender, väga palju kirjutatakse mulle Instagrami, et palun tooge meie spetsiifilist üritust esile. Aga seda me väga tihti ei tee. Just sellepärast ma rääkisin ka, et inimesed ei ole siin, kes on meie jälgijad. Aga kui on näiteks üks nädala lõpp või on suvehooaeg või talvehooaeg, kus on rohkem inimesi siin, siis meile meeldib linkida oma ürituste kalendrit, tuua mõned top üritused ja öelda, et näete, siin on veel sündmusi. Nii et seetõttu on oluline olla ka oma üritustega kohal meie ürituste kalendris. Mängud, küsitlused, kasutajate kaasamine, see on selline väga tüüpiline story sisu ja kasutajate partnerite enda sisu. Seda ma arvan, me teeme kõige rohkem isegi. Et keskmiselt meil tuleb madal hooajal selline 30 mentionit, 30 mainimist storyde näol, suve hooajal süke 100 tükki päevas. Ja siis sealt me valime süksed parimad välja ja neid me siis jagame oma storydes. Facebook. Facebook on palju detailsem kanal, sinna me postitame feedile palju rohkem ja see on see koht, kus on teil ka rohkem võimalust saada löögile. Tähtpäevad, sündmused linnas, samamoodi oma ürituste kalendrit, aga seal me toome ka linkidena kindlaid üritusi välja. Aga me alati eelistame, et ürituse link viiks meie veebile, meie ürituste kalendrisse. Sest et meil on seal kõik sellised lahendatud ja turistil on mugav liigelda, kõik on tema keeles ja nii edasi. Tegevused linnas, see läheb ka rohkem siin ürituste valdkonda. Linna uudised, mis puudutavad turiste, et sellised paraadid, ühistranspordi muudatused ja nii edasi, seda tüüpi sisu me paneme sinna ka. Inspireerivad pildipostitused sarnased Instagramile, sisseviskajad, laikide toojad, uus ja huvitav. See on väga-väga oluline punkt meile. Kui teil midagi põnevat, ägedat, uut toimub mingi väga lahe uus näitus, mingi erakordne üritus, andke meile sellest teada. Me tahame sellest rääkida ja mitte ainult oma sotsiaalmeedias, vaid ka oma uudiskirjas. Me tahame sellest rääkida reisikorraldajatele ja mida varem te seda meile ütlete, seda parem. Mida varem te ütlete, on ka võimalus, et me saame seda tegevust kajastada enda metakampaaniates. Ja erinevate ettevõtete väljatoomine. Siin on kohe jälle Vabaõhu muuseumi tuua näiteks vastlapäev, et meil on pildimaterjali, mida kasutada ja siis nende vastlapäeva ürituse sisu. Kuidas meiega Instagramis koostööd teha? Et siin on sellised mõned kindlad kriteeriumid. Kas kõik teavad, mida tähendab collaboration postitus? See põhimõtteliselt on nagu tagimine, et te tagite meid ära, aga te annate seal meile ka selle võimaluse, et me saame vastu võtta selle kutse, et see postitus, mis teie olete teinud, saab ilmuda ka siis meie feedile, meie ajajoonele. Ehk siis te saate tabada ka meie jälgijaid tänu sellele postitusele. Mis on need kriteeriumid? Me soovime muidugi, et oleks inspireeriv, et oleks visuaalselt kõnetav sisu turistile. Et ta vaatab seda sisu ja see motiveeriks seda tulema Tallinna, sest ta ei oleks võib-olla liiga selline spetsiifiline. Ja sisu peab olema ingliskeelne, et seda keele teemat ennem siin puudutati. Ja ma tahtsin ka mainida seda, et see on täiesti okei, kui te postitate 2 keeles. See English below alguses on alati väga hea, kui te soovite alustada eesti keeles, sest et põhilised jälgijad on eestikeelsed. See on arusaadav. Aga et siis postitus peaks vähemalt olema 2 keeles, videol peaks olema kas ingliskeelsed subtiitrid või mõlemakeelsed, kui seal on mingisugune tekst, mis jookseb peal, või kui seal räägitakse peale, siis peaks olema inglisekeelsed subtiitrid ka. Sest et meie jälgijaskond on turistid ja eesti keelt nad lihtsalt ei mõista ja ühel hetkel neil võib tekkida see tunne, et see kanal ei ole neile. Nii, eelistatavalt riilid. Miks? Meie Visit Tallinna Instagramil on väga selge visuaal meie feedil.
ja meil on väga kindlad toonid ja väga kindel loogika, kuidas me seal asju postitame. Ja see võib juhtuda, et teie pilt, millega te soovite meil collaboration'it teha, ei sobitu sinna puslesse ja seetõttu me ei saaks seda vastu võtta. Aga Reelidega on selline võimalus, et ta ei jääks täielikult kuvama meie feedile, vaid ainult Reelide listi. Nii et te siiski tabate kõiki meie jälgijaid, me jagame seda, see jookseb nende inimeste ajajoonele, aga ta ei talletu selles feedi pildis nii-öelda. Ehk siis teil on palju suurem võimalus teha meiega koostööd läbi Reelide. Ja üleüldse Reelide sisu on soovitatav. Mida panna kõrva taha on see, et me loome hooajalist sisu, ehk siis kui on sügisperiood, me ei jaga sisu, mis on tehtud suvel. Me soovime toetada madal hooaega ja me soovime näidata ainult seda perioodi, mis hetkel Tallinnas on. Ja me ei jaga pakkumisi ega nišisisu, me ei saa tuua ühe koha pakkumist üle teise. Storid, ingliskeelne sama moodi, lugu jutustavad storid, et see on alati väga vahva, ma toon siin pärast mõne näite ka, aga kus te olete mitu storit teinud järjest, kus te näitate mingisugust teekonda, mingisugust elamust, mingisugust lugu, sellised kõnetavad väga meie jälgijaid. Neile meeldib näha, mis siin toimub, neile meeldib näha päris inimesi, kuidas elu päriselt Tallinnas on. Trendid, humoorikas sisu. No siin ma tõin Kohvik T35 näite, kus nad leidsid 2 trendi. Vastla kukkel, pluss meil oli see Tallinna kuklifestival, ja espresso macchiato. Panid nad kokku, tegid espresso macchiato kukli ja veel inimene sõi seda kuklit, kes oli riietunud Tommy Cashiks ja veel tantsis ka selle kukliga. Ja siis selle sisu läks väga-väga hästi, see on kõige kõvem video nüüd nende kanalil. Ja muidugi meie andsime sellele story näol hoogu juurde ka. Siin on üks collaboration postitus, mille tegi üks kohalik kanal nimega Tallinn in Bits, kus nad lihtsalt võtsid väiksed jupid elust Tallinnas. See on ka selline loo jutustamise tüüp. Ja sellel videol läks samuti hästi. Me Visit Estoniaga mõlemad andsime sellele videole hoogu juurde. Facebookis jaga meiega oma sündmusi, me soovime seda infot jagada edasi, eriti kui need on mingi tähtpäevadega seotud sisu 24. veebruar, vastlapäev, emakeelepäev, ükskõik, pange teele ja ka just siis, kui te tunnetate ise ka, et see sündmus võiks olla suunatud ka turistile. Ole osa kommuunist, see nüüd ei ole ainult Facebooki kohta, see on väga hea punkt, mida see tähendab on see, et kommenteeridage meie postituste alla või üksteise postituste alla. Kui me küsime, et milline on kõige parem kohvik Tallinnas või et kus on kõige parem Vastla kukkel, siis te võite vabalt oma kohviku alt postitada, et meie juures on kindlasti kõige parem Vastla kukkel. Võtke osa sellest arutelust ja näidake, et te olete pildis, sest turistid kasutavad meie siis seda kommentaariumit, kust leida soovitusi. Nad küsivad teistelt soovitusi ja nad kasutavad seda infoallikana. Ja kontrollige, et teie ettevõtte Facebooki leht oleks õigete andmetega, sest et kui me jagame teie sisu, siis me tagime teid ja suuname kasutaja otse teie Facebooki lehel, mitte oma veebile. Seetõttu see avamisaegade info on väga oluline. Üleüldiselt, mitte nüüd kanalipõhiselt, kuidas meiega koostööd teha. Te võite meid julgelt kutsuda külla, mida varem seda parem, mida rohkem teada annata ajaliselt on väga hea. Me tuleme kindlasti, kui saame üritused, näitused, uute kohtade avamised, uute teenuste tutvustamised. Siin 2 näidet, kus meid on külla kutsutud, tegime siis koostööd Tallinn Fringe Festivaliga, kus ma siis sain käia mitmel üritusel, andsin jooksvalt igale sündmusele tagasisidet ja lõpuks tuligi selline storidest kokku tulev lugu ja kasutajatele see väga meeldis. Et andsin tagasisidet, nagu ma ei oleks mingisugune asutus, et ma olen tavaline inimene, kes käis lihtsalt kontserditel ja kuidas see mulle meeldis. Siis Viru Food Hall avas paar uut restorani, nad kutsusid meid koha peale, sain kohe postitada sellest ja need kasutajad, kes planeerivad reisi, või need, kes on siin koha peal, saavad seda infot kasutada. Siis, mis on veel abiks? Aastas meil toimub mitu mõjutaja koostööd, ehk siis me toome siia mõjutajaid üle maailma. Nad loovad kõik väga palju erinevat sisu, aga väga mitmetelt me ostame pärast pilte. Ja neid pilte, mida me ostame, me kasutame aastaid. Me kasutame neid sotsiaalmeedias, need lähevad üles meie meediapanka, need jõuavad ajakirjanikeni, need on uudiskirjades ja veebis. Ehk siis, kui te tulete meile vastu sellega, et me saame teie juurde saata mõjutajaid, siis te saate kindlasti läbi selle materjali aastaid kajastust. Isegi kui te ei pruugi seda märgata numbrites kuskil sotsiaalmeedias, siis kuskil taustal see töö toimub. Et siin on üks näide, kus käidi päris paga restoranis ja siis saime seal pildi ja siis saime seda kasutada.
E-kirja teel info edastamine sotsmeedia tiimile on väga okei. Sest ma mainisin ka, et meid mainitakse palju, meile kirjutatakse palju sotsiaalmeedias, ehk siis selline täiesti otse raputamine, et rea, meil on selline asi toimumas, palun jagage, meeldib meile väga, et Vabaõhumuuseum on jälle üks näide, kes mulle alati otse kirjutab, kui neil midagi toimub, rea, siin on link, siin on tekst, siin on pildid, palun jagage, ja siis mul on väga mugav selle infoga edasi toimetada. LinkedInist. Kõige olulisem meie jaoks on see, et te oleksite seal olemas, et me saaksime teid tagida. Me ei nõua teilt väga palju, see, kui palju te seal postitate, mis äri te seal ajate, on lõpuks teie teha, mis kontakte te loote, aga et me saaksime teha taolisi postitusi ja et me saaksime Kumu ära märkida, siis on oluline, et Kumu oleks seal olemas. Siin on väike nimekiri asutustest, kes kindlasti võiksid seal olla olemas, siis vastavalt sellise sisule, mida meile meeldib seal teha. Minu kolleeg Ester on pannud sellise väikse juhendi, et millest võiks lähtuda, kui te teete omale konto. Et mis on sellised olulised sammud. Ma ei hakka seda kõike siin ette lugema, et pärast me jagame teiega seda ettekannet ka, aga need on need olulised märksõnad, see kõige esimesed sammud, mida te peaksite tegema. Lähme korraks sotsiaalmeediast välja, või vähemalt meie sotsiaalmeediast välja, ja ma tahtsin lihtsalt korraks rääkida Google Businessist, mis korraks tuli siia ka vestlussekka, kui me rääkisime Instagrami lokatsioonidest, aga et Google Business, see tähendab siis seda, et kui keegi guugeldab teid, näiteks Tallinna turismiinfokeskust, et siis see info, mis siia tuleb, on teie enda sisestatud teie Google Business account'is ja teie saate seda ise hallata. Ja seal on väga oluline, et teie info oleks korrektne, sest et me peame mõtlema seda, et inimesed kasutavad Google'it pidevalt otsingumootorina ja nad kasutavad Google Maps'i linnas ringi liigeldes ja sinna tuleb just täpselt see info. Et avamisajad on väga olulised, vaadake üle, mis pildid teil seal on ja ma soovitan sinna ise enda poolt ka pilte lisada, sest et sinna peamiselt lisavad kasutajad, kes on teid külastanud pilte, aga et te saaksite kontrollida seda visuaali kvaliteetis, ma soovitan ise ka pilte lisada. Kui te olete toitlustusasutus, kindlasti menüüpildid ka juurde. Seal võiks olla pilt, milline see hoone näeb välja väljas, milline on peauks, et see on oluline info. Kui ma siin natukene uurisin erinevate ettevõtete Google Business account'e, siis ma märkasin, et paljudel ei ole sotsiaalmeediakontosid lisatud. Et ma soovitan selle üle vaadata, et ma ei tea, kas see nüüd mõni uuem lahendus, et see on paar aastat kindlasti olnud, aga et lisage oma sotsiaalmeediakontot kindlasti sinna juurde. Ja mis on oluline, ongi see, et teil oleks kirjeldus, et oleks pildimaterjal, siis te olete usaldusväärne. Inimesed näevad, et te olete aktiivsed Google Businessis, ehk siis nad võivad usaldada teie avamisaegu. Ja see on oluline. Ja sinna jäetakse tagasisidet. Et hoidke sellel ka silma peal. Et kui sinna midagi väga negatiivset tuleb, et siis kindlasti tuleks sellele reageerida, et võib-olla kõigile positiivsetele ei jõuagi, aga see negatiivset tagasisidet tuleb hoida kontrolli all. Väga kiirelt metakampaaniatest, mis info on teil oluline. Et mida me toome välja oma metakampaaniates, on väga kindlad lingid meie veebil olevatele objektidele, teenustele ja sündmustele. Et seetõttu on väga oluline, et oleksite meie veebis üleval, või teie teenused oleks meie veebis üleval, sest et muidu te ei saa meie kampaaniates nähtavast või te ei saa olla osa Visit Tallinna artiklitest, kus me samamoodi lisame seostena kindlaid objekte. Et kes ei ole juba meie veebil, siis meie veeb on liidestatud Puhka Eestis ja mis on siis inglise keeles Visit Estonia platvormiga, ehk siis kui te teete konto, lisate ennast sinna, siis teie info tuleb üle ka meie veebile. Ehk siis 2 kärbest 1 hoobiga, et see on päris positiivne. Ja ma tean, et Visit Estonial on sama lugu, et nad kasutavad ainult neid kohti, teenuseid ja sündmuseid ja neid linke, mis on nende veebil. Ja siin on lihtsalt väga kiired kokkuvõtvad kõikide kampaaniate peale numbrid, mis meil eelmisel aastal tehti. Siin on mõned visuaalsed näidised, kui me teeme story kampaaniaid, me kasutame väga palju erinevaid sõnumeid ja visuaale. Ja siis siin on üks karusselli reklaam, mis me tegime Soome turule, kus on näha, et me tõime väga kindlaid tegevusi ja kindlaid kohti esile linkidena selles karussellis. Et selline on väga tüüpiline mudel, mida me kasutame, eriti Soome turule, sest soomlastele meeldib, kui me anname neile väga kindlaid soovitusi.
aga see on minu poolt kõik. Palun jälgige meid Visit Tallinna sotsiaalmeedias, palun kommenteerige, likeige, olge olemas ja jagage meiega oma sisu. Aitäh!